tere tulemast tagasi AZ & Chill kanalile, kus meil ilmselgelt asjad liiguvad väga chillilt sest et viimane video oli põhimõtteliselt jälle 6 aega tagasi või? Umbes niimoodi, tere ka minu poolt. Aga ongi see ongi see kanali mõte, et vaata, et peamegi chillilt neid asju võtma. Ja, aga äkki mul lihtsalt tekib küsimus ja rahval ka, et äkki nagu liiga chilliks läheb iga 6 aja tagant. 2 enda näitavad oma nägu siin korraks. Kas me suudame septembris niimoodi teha, et me proovime siia kanalile siis iga nädal mingisuguse video teha või? Kas teile sobiks või? Tegelikult ma arvan, et viisakas oleks kõikide vaatajate suhtes, et miks nad subscribe ivad, kui nad ei näe mitte midagi. Kus juures tegelikult lihtsalt on see case, et vaata, kui me tegime seda nagu mingi nädala jooksul, mis meil oli nädal ja paar päeva, et me tegime seal mingi 6 videot. Ja see oli nagu see case, et nagu inimesed veits nagu harjusid ära, ei või? Nagu seda oli nagu vaatamistest ka näha, et natukene läks nagu alla, vaata, et kind of harjud ära või nagu, et ma ei saa aru nagu, või oli lihtsalt sitt content või ma ei tea, no. Aga nagu mitte, et seda need numbrid nagu, et see oleks nagu vähe, aga lihtsalt nagu sellest tavapärasest oli nagu veits nagu see, et inimesed lihtsalt võib-olla oli liiga palju seda vaata, et sa ei jõua nagu ära vaadata. Sest tegelikult meie videod on nagu suht pikad ka, et siuke 40 mintsa on ikka maha istuda ja see on ikka, põhimõtteliselt sa istudki nagu teleka taha, vaatad mingit seriaali mingil määral. Aga ja sul on selles mõttes on õigus, aga ma nagu väga palju vaata tuli kommentaare ka, et kui me ei teinud jällegi nii palju ennem, siis me saime niimoodi sõimu inimesed. Ja reaalselt, ma ei saa aru, See ongi, et nagu ma oleks süüdi mees. Mis seal oli, et mingisugune, ma otsin selle kommentaari üles, et teeks 2 videot nädalas, muidu jääb veidi kesiseks. No, nagu ja 377 laiki ka veel, nagu okei, see on nagu fair enough, et sul ikkagi nagu selline 2 videot nädalas on nagu okei, aga ma ikka arvan, et võib-olla nagu põhikanalil 2 videot nädalas on võib-olla, ma ei tea, kas palju või ma ei tea, vähemalt mina lihtsalt mõtlen selle peale vaata, mis me just tegime, et arvestasime, ma ei tea, mis te arvate, andke arutleda kommentaaridest ka, et kirjutage, mis te nagu arvate, kas te tahate näha niimoodi siis, et põhikanalil on 2 videot või siis teeme niimoodi, et a la kolmapäev või neljapäev paneme siia ja siis ma ei tea, pühapäeval nagu ikka siis on ju põhikanal. Et andke teada, mis te arvate sellest. Ja lihtsalt võib-olla, kui liiga palju teed, siis lõpuks ise ära tülinud teised ka ära. Jah, et mingi siuke eksklusiivsus või? Jah, võiks nagu olla see eksklusiivsus. Aga täna, nagu ka siis see viimane video, mis siin Redditis või selles juba spoilisime, mis me teeme siin. Sellel kanalil siis see viimane video oli siis Redditist ja Redditi lainel mega jätkame. Aitäh kõikidel, kes joinisid meie siis AZ & Chill Redditiga. Teid on juba siin lausa 655. Ma ei tea, kas see on okei number. Ma arvan okei. No muidugi see, mis Eesti see Reddit vaata on 47 tonni. Sellega nagu ei anna võrrelda, aga samas on ka see, et nemad tegid oma selle asja mingi 10 aastat tagasi vaata. Aga sellega ju sinu selle Redditiga saab igaüks ka hetkel liituda, et kõik, kes ei ole veel liitunud, tulge hüpake pardale. Jah, et saate siin, teeme 1000 ära äkki. Muidugi. Teeme 1000, see on meil järgmine milestone, siis äkki mõtleme mingisuguse huvitava selle kingituse ka siis kuidas sa kutsud neid? Redditor või? Mees, ma ei tea. Ma ei ole niimoodi kursis, et mis olla võiks. Aga midagi, Andrei kindlasti, ma arvan, kui on 1000 memberit täis, siis äkki annad oma merchi välja või midagi veel paremat või? No tegelikult mõtleks, ma ütlesin see, et iga asi lihtsalt, näe, võta merchi. Aga sellegi sa vaata, sa nagu annad enda merchi nagu välja ja kõik nagu teavad, et sa annad seda välja, see on nagu positiivne vaata, et sa nagu ei ole mingi siis on jälle see, et eksklusiivsus kaob ära. Ei, aga sa annad paarile inimesele seda ainult, see on tore, ma arvan. Aga no mõtleme midagi, kas kui me millegi nagu sellise ägeda peale ei tule, siis mõtleme, siis anname merchi välja. Mitte, et mu merch äge oleks www.andreisavakn.com, aga jätkame siis selle Redditi lainele ja vaatame, mis siis meie Redditis on postitatud. Nagu ikka siis võtame selline 6 aega tagasi ja siis võtame top ja this month. Ja siis hakkame vaikselt vaatama, mis meie siis Redditorid, ma loodan, et see on õige termin. Nende inimeste üle, kes siis Redditit kasutavad, on siis meie AZ & Chill Redditile postitanud. Ja alustame siis OG meme USA Redditi puhul. Mu vanemad 20-ndates, ostame selle maja, teeme 3 last. Mina 20-ndates. Ma olen seda näinud ka. See oli vist kuskil Eesti mingi vainid või mingi siuke sellel meemi, Insta meemi sellel leheküljel või postitusel, aga päris lahe on see, mul on päris naljakas. Mulle meeldib, kus me oleme lihtsalt nagu kogu Eesti nagu 20 plussis inimeste nagu standardid lihtsalt.
lihtsalt muidu oli see, et vaata, oledki mingid kuuled, et võiks nagu ikka perekonna peale mõelda ja nagu see on nagu finantsiline pool ka, et nagu võiks ikkagi nagu sellised mingi säästud ja midagi, mingeid asju osta, on ju. Tööle võiks minna. Tööle võiks minna, võiks asjalik inimene olla ja nüüd 20+ inimesed lihtsalt vahivad meid. Me ajame mingit iba siin suust välja lihtsalt. No, lihtsalt kõikidele inimestele ja nende vanematele, kes meid vaatab, siis on, et nende nooremate inimeste vanematele, siis me väga vabandame. Teie võsukesed oleme viinud arvale teele. Kõige haigem on see, et tegelikult nagu väga paljud inimesed, kes või noh, naised, kes siis on nagu emad, nad kirjutavad kogu aeg. Nad teevad stories'id ka, kus nad mingi laps on kuskil nagu süles ja kuskil ees on ja siis nad vaatavad koos nagu videosid. Nad tervitused kõikidele teile. Et see on väga äge, aga lihtsalt minu jaoks see ongi nii haige, et nagu selline kontingent on ka meil. Muidugi, see on väga tore. Nagu näha siis jah, me neid standardeid muudame. Ma lihtsalt ei tea päeva lõpus, kas see on positiivne. Kas see on hea? Ma ise ka ei teaks, kas see on hea või mitte. Kui Andreil ja Robinil oleks valida üks sõna, huugama. Kas see oli ka kuskil Instagramis vahepeal? Kuskil ma vist olen ka seda näinud. Keegi saatis jah. See, kes selle tegi, ei eksi jällegi. Vaata, me oleme sellised, et nagu kui me mingisuguse asja nagu kuuleme, kasutame seda paar korda, siis meile meeldib see. Siis me kasutame seda lihtsalt lõpmatuseni. Nii kaua, kuni reast keegi nagu ütleb, et kuulge, et fucking lõpetage. Juba ei jaksa kuulata. Ja üldiselt see, kes ütleb, et lõpetage, see meie enda puidist, et kuule, nüüd viskas kopa, et palun aitab. Et meil on neid fraase küllalt käinud ja ma arvan, et sa oled nagu nendes videodes nagu kuulnud ka, mis fraasid meil on. Võib-olla kui sa nagu tead, tegelikult võiks ka mingi pulli, mingi challenge'i teha, et kommenteerige neid fraase alla, mis on võib-olla nagu meie leksikonis, vaata sellised veits rohkem kasutatavad olnud, et kui te tunnete need ära, siis pange kommentitesse kirja, aga see sõna huugama, see on igal pool, see on nii fucking hea sõna, see tähendab nagu kõike, sa võid nagu ükskõik, sa lihtsalt paned huugama nagu, saad aru? Ja enamasti on see, et kui me nagu kasutame seda, siis nagu inimesed nagu saavad aru ka, et mis me nagu mõtleme selle all. Ja võib-olla lihtsalt vaatajatele üks näide, võib-olla kui näiteks eelmine nädal Andrei küsis, mis õhtul teed, siis ma ütlesin, ma panen jalka huugama. Ma läksin jalkatrenni õhtul. Näiteks samamoodi, kui Andrei läheb stuudiosse muusikat tegema, siis ta paneb, ma ei tea. Panen mussi huugama. Et see tähendab samamoodi ka seda, et kui ma panen muusika käima, panen mussi huugama. Nüüd oleks üliäge, kui keegi lihtsalt muudab selle huugama tähenduse ära. Eki see on varsti nagu meie need. Aga see tähendab kõike. Aga ühesõnaga, ega see meem, see nagu vastab tõele. Aga võib-olla Andrei, meil on, mis võib-olla, kindlasti on väljendid, mis on väga-väga naljakad, mida me ei tea veel ja ma arvan, meie vaatajad kindlasti teavad. Äkki nad panevad kommentaaridesse mingid naljakad väljendid, mida me saaks kasutama hakata, mis on nagu väga-väga head. Ja ma arvan, et need on. Aga sa vaatad sellega nagu see, et sa ei tohi nagu forssida, et sa võtad. Jaa, muidugi. Sest meil kõik need fraasid on tulnud lihtsalt nagu mingisuguse tegude tagant või no mingid sellised asjad, mis nagu kuidagi loomulikult nagu tulevad meie sõnavarasse. Aga siin kusjuures saab upvote ida ka ju. Ja siin saab siis upvote. Sa pole ise ühtegi upvote, sa pole näinud neid? Ei, ma olen näinud mingisuguseid ja mul on, kusjuures Redditis on ka see, et sa saad siin mingisuguse neid award'e ju. Ma ei tea, siin saab mingi coin'e osta. Ja siin saab, siis Reddit ise annab sulle mingisuguseid award'e, eks sa saad nagu inimestele anda award'e. Aga kas award, mida see annab siis inimese mingisugust, tõstab seda reputatsiooni kuskil teiste seas? Ma vaatan, et siin on karma ja mul on 0 karmat, mis on hea vist. No nagu päriselus oleks hea, aga siin vist ikka on halb, kui mul on vähe 0 karmat on ju. Aga ühesõnaga, ma ei tea, mis need award'id teevad, ühesõnaga lihtsalt on see, et kui meil on mingi award, siis me anname neid award'e. Vaata, siin on mingi kommentaar ka. See on Robin peale 40 minutit taburetil istumist, paneb selle tooli huugama. No ma räägin, seda saab nagu, sa võid tooli ka huugama panna. No Andrei pani mulle uue tooli huugama näiteks. Sa ei ütle, et ma istun toolil, sa ütled, et ma huugan toolil. Palun aplausi, uus ajastu on alanud. See on täiesti jälle väga hea. Uus tool huugab, nagu siis me selgeks tegime. Aega läks, aga asja sai. Vaata mind, see oli üks, ägu on selline mingi. Siis vaatame nüüd ala, siis tuleme tooli puhastama, vaata. Sa oled niimoodi. Nii, huugab kuskil vist. Andrei pärast mitme uploadiga nädalat. Sa haihtud ära. Ma lihtsalt. Sind ei eksisteeri enam. See on vaikselt niimoodi.
ma haihtusin ära ja sellest vist, mis seal oligi see, et mingi, me vist mainisime ka videos, meil oli ka vaata 6 videot on ju. Ja siis tuli lihtsalt 1 video. ja ma räägin, et inimesed harjusid ära vaata ja mis oli tegelikult ongi hea, et kui sa teedki selle 1 video vaata, siis see on nagu eriline nende jaoks. Muidugi, aga tahaks jällegi natuke rohkem anda. Endalgi on vaata jällegi ju nii. Kast tuleb peale. Põnev teha tegelikult. Võiks mingi uue video juba teha, kaua me uneme siin vaata. Muidugi. Aga jälle, huugab kuskil vist. No Andrei ilmselt kuskil huugas, ma arvan. No ja kui mina kuskil huugasin, siis ilmselt oli Robin muga kaasas ka. Sa huugasid ka. Tublid olete Andrei ja Robin, jätkake samas vaimus. Siis kui Andrei teeb 2 videot nädalas, siis kui Andrei selle nädala 3. video reminder pop-up'ib. Siin on just vaata see vastupidine. See oli just enne seda vaata, kui me, või no umbes sellel ajal, kui me tegime need mitu videot, siis nagu oli enne. Need meemide, need tausta, need pildid, need on nii naljakad. Palun, tehke roog, mulle vähemalt, ma ei tea, kuidas sulle, mulle nii fucking meeldib need. Sellised, mis nagu on, nagu lähevad konteksti ka vaata. Väga naljaga, mingi John Cena. Yes, kõik ootamas Andrei uut videot. Kas Robinil on uus tool? Video hakkas, tooli pole. Rahu, oota. Kus see nüüd läks? Robin nägemas lõpuks uut tooli. Vaata kui õnnelik sa oled. No aga vähe sa teadsid, et see tool ei olnud sulle. Jah, kahjuks läks sellega nii. Kui pask. No, kellele, kuidas kellele? Tee parem meem siis. Kui saad Mata 5? Mida? See ei ole fucking reaalselt, mis siin toimub? Top 2, me fucking top 2, let's go! No see oli siis Eesti Laulu finaali livestream on ju, aga tead ma ausalt muudaks pigem selle pealkirja ära, kui sa oled Mata 3. Ma tahtsin just sama öelda, et ma ei ole kunagi vist viite saanud, ma ei oska sellele kuidagi reageerida. Enamasti meil kõikidel Mataga on, suht paljudel on probleeme ja see ongi pigem oleks relevantsem, kui oleks nagu, kui sa oled Mata 3. Siis ma ütlesin, yes, fuck yeah, bitch! Aga see oli tõesti, see oli nii fucking haigi need reaktsioonid, mis tegid seal nagu Aga sa näed, see tuleb südamest, et see on nagu nii ootamatu ja sellepärast on seda ka nagu hea vaadata. See oli next level reaalselt. Fuck yeah, bitch! Jaa, see mina kui minuga see juhtus. Ma räägin teile täpselt meie. Mul inglise keelega või kehkaga? Mul inglise keelega nii või kehkaga, eks kui inglise keele saaks 5 või kehalise kasvatuse, siis ta reageeriks nii. Kui sa tead, et naistel on ainult 1 armuke. Hashtag mis siin toimub, hashtag top 2. No. Aga see Reddit on tõesti sisukas ja meeleolukas. Mis siin on? Jääb fucking vait, no jaksa kuulata. No tervitused Victoria Martinsonile siin kohal. See oli ka, see oli kuskil isegi kasutatigi nagu seda, keegi oli midagi debiilset ja see oli see samune see klipp meist pandud sinna vaata, kus me ütleme, jääb fucking vait vaata. Ma ilmselt ei leia seda üles, aga kuskil see nagu oli, kas see oli fucking hea. See oli väga hea. Reaalselt ma läksin nii ketasse, ma ei jaksanud enam kuulata seda juttu seal. See on siis, kui klassis üks vend hakkab sind parandama ja sa lähed närvi. Ka õige. Tavaliselt on see nagu õpetaja, vaata, kes parandama. Ja õpsile ütled, see on fucking vait, vaata. Ärge nii tehke, palun. Pärast me saame vaata mingisuguse, keegi saadab meile selle seletuskirja vaata kunagi, et Andrei Zavakin ja Robin Valting ütlesid õpilasele, et nad möliseks õpetajale vastu. Õpilane ütles, fucking vait. Siuke koht oli vahepeal, ma ei tea, kas see oli, ma reaalselt ei mäletan, kas see oli TikTok või oli see Instagram, kus olid mingid õpilaste märkused, mida nad on saanud ja vaat need on nii haiged, kui need on nagu päris ja keegi neid nagu Photoshopinud ei ole. Ma näitan sulle pärast seda video, kui see video on läbi. Ma arvan, et vaatad teavad, millest ma räägin, aga Andrei, see on kuld. Kui oled ka lõpuks Tõehetke saates, me kahekesi siin nuugame, sinu nägu muidugi see Photoshopi tududa kenasti. Vaat siukest vaatepilti ei näeks mitte kunagi. Mitte kunagi. See oleks liiga. Meie Tõehetke saatesse ei lähe. Me võime Tõehetke saatejuhid olla, aga Tõehetke me ei lähe. Ma lihtsalt kahtlustan peale esimest küsimust oleks see saade meie jaoks lõppenud. Tegelikult see oleks suht siuke 200 IQ, vaata see nagu lihtsalt sa tead, et sul on nagu nii perses küsimus, et sa oled mingi kohe kõige mõttetama küsimuse ajal
ajal sa valetad lihtsalt. ei, aga siis saate produtsent ütleb, et davai, laske edasi, et räägi, et see vastus on tõde. ja sa mõtle, sa oledki seal nagu kogu aeg annab nagu valesid vastuseid ja siis ta nagu nad muudavad vastupidiseks. sa oledki türa küll. ma ei öelnud, ma ei vastanud nii, ma ei ole seda teinud, vaata. ja siis tuleb lõpuks mingi nasty asi ja siis ta oled lihtsalt exposed kõikide ees. Oh no, Terviseameti külmalao ehitajad leitud. ja nendeks on siis Tiit ja Teet, no jah. mis selle backstory vist oli see, et mingid vaktsiinid ühesõnaga, mingi temperatuurile ei vastanud ühesõnaga. jah, ei olnud enam kõlblikud vist enne. no ja siis Tiit ja Teet on siis selle külmlao siis ehitajad. What? ma tahan nikku täna öösel. su näguga. The fuck bro? aga kusjuures ma nagu, kui sa seda ütlesid, ma mäletan tegelikult seda hetke, kui sa seda ütlesid ja ma reaalselt olin nagu mingi, kus kuradi kohast see nüüd tuli. ei no see oli ju mingisugune, ma mäletan, see oli see episood, kus oli nagu väga nagu selline seksi teemaline mingi Rannamaa episood, vaata. nagu kõik need. ei no see oli nagu next level, see oli vaata see, kui see. kas see üks tüdruk tegi seda näputööd või? ta minu arust tegi striptiisi või tegi mingi sületantsu Victoriale, vaata see. seal, see oli nagu mingi sealt võetud, vaata. see oli, Andrei, see oli väga nästi osa. see oli väga nästi. kui sa ühte küsimust mäletad seal, siis see oli väga nästi. millist sa mõtled? ma arvan, et meie vaatajad mäletavad seda. Oh my god. uus video Cut Me Like. kui näed pühapäeval, et uus video on väljas. tunne, kui esimene tõehetke võistleja võttis papi välja. kui saad aru, et eelmistes saadetes oleksid teised sama saanud teha. aus. väga aus. mõnedel oleks see vist väga vajalik olnud. oleks. aga jah, welcome to Reddit ja siis Yesmees 25. minu arust ta tegi isegi mingisuguse video, et mingi ta tahtis saada siis Youtuberite Reddit videosse ja nagu selle mõttega ta tegi selle pildi ka. palju õnne sa. oota, aga kas, väga lahe pilti. on küll. aga kas need värvid ei olnud alguses sellised, ta ise tegi need? jah, tal on nagu video ka sellest, kus ta on mingi, ma vaatasin seda, ta mingi tuunis seal timmis. väga lahe pilti, Yesmees. Cool. Thanks. Their friends made history, kus me siin siis Flora vendadega oleme siin seda Robini videot tegime ja tõesti palju õnne poistele. sai valitud õige meeskond. nägid? palju õnne kogu Flora satsile ja treeneritele. tõesti väga elasime ka ise kaasa. muidugi, see oli reaalselt nagu me käisime põhimõtteliselt nagu kõik need mängud, mis me käisime, vaata. alates siis CL-i nagu sellest, kui nad CL-i ja niimoodi tegid seda, mängisid. ja kuni siis käisime CL-i vaatamas, me käisime Euroopa liigat vaatamas ja siis me vist, kõik nad said pähe enne. jah, no close. väga napikalt said. väga põnevad mängud, aga nagu said pähe ja siis oli jah. kas kõik said pähe või? no ühesõnaga, minu arust küll jah. ja siis ühesõnaga see, kus me ei läinud, see kui konverentsiliiga oli, siis nad võitsid. super, see nagu näitab seda, et nagu me vist ei tohi asju nagu käima, nagu ma ei tohi vaadata nagu. me peame kuskilt. tead, mis ma arvan või? selle needuse saab murda niimoodi, et kui ma nüüd helistan Flora inimesele, et me saaks sinna vippi, sinna sellesse looži vaata. ma arvan, et siis me murraks selle needuse, et meil on vaja looži saada. sul on vaja looži saada jah? siis nad võidavad. no see on vana hea siis see juba surnud Tom Toretto meem on ju, aga. see oli nii aega, mis asja sealt tehti. see oli väga next level tõesti noh. kas me lihtsalt ignoreerime fakti, et seal videos oli reaalselt kummitus? mis elukas see on? no ühesõnaga, nagu te näete, siis on ju, see oli vist kunagi, kui see Alvari episood, Aivari episood. Alvar. ja siis tõesti, see on see koht, kus me nagu, meie teravad silmad jätsid selle nagu märkamata. meie siis nagu pärast, kui ma montisin, siis ma alles nagu panin tähele, siis ma nagu jätsin selle vaata eraldi klipi ka veel, et nagu what the fuck was that on ju. aga see oli päris creepy. aga kas siiamaani? me siiamaani ei tea, mis asi nagu, kas see oli siis, ma olen suht 100% kindel, et see oli lõppude lõpuks see editor, kes mingit lihtsalt trollib veits vaata, aga kui editor ütleb, et peaks ütlema, et ei ole nii, siis. no see on inimene ilmselgelt kuskilt moodi, kuidagi peegeldab, see ei ole okei. kuidas see saab? ei, noh, kui sa saad ju igasugused mingi efektiga või mingi green screen'i mingi fucking asja
kuradi võtad selle Velocity't maha ja paned mingi ühesõnaga see, kes editis selle Rannamäe Raudreed, trollib meid kõiki. Mina seda ei teinud, jumala palju, mina ei ole seda teinud, mina ei ole seda pannud nagu. Et see oli juba nagu selles originaalses Go3 episoodis. Aga me endiselt ei tea, mis see on või kuidas see nagu sinna tekkis, nii et sama või ei või? Corporate needs you to find the difference between this picture and this picture. They're the same picture. See oli siis Raul, meie Elleri teele lavs jobuke rajateele. Tema siis elukaaslane, aga no põhimõtteliselt suht sama jah. Ja võib-olla siin on natuke rohkem juukseid kui siin on ja, aga muidu küll. Nii hästi vetsu tehtud, vaadake, te panete kinni ukse. Et arvate, et olete kaitses, aga keegi tuleb ja vaatab, mida te siin teete. Nojah. Ei sooviks. Jah, seal selles parempool, kõige parempoolsemas, seal ei sooviks. Ei soovi istuda. Kui tüdruk, kellele joogiossid tantsib kellegi teisega. See on story of your life või? Jah. Ei, story of Tarmiksoni life. Tervitused sõbrale Tarmole, kes iga kord on sellises olukorras. Nagu ka eelmine nädalavahetus klubi Shooters. Eestlaste chill in a nutshell. Andrei, AZ and chill. AZ and chill chat. Saad molli nahvuid, türa ma võin 33 olla, aga sulle taon ikka ära. On nii hull või? Mu arust ei ole nagu nii hull olnud. Minu arust meie chat on väga äge, nagu need premeeri, kui videod siis nagu premeerivad. Need on minu arust minu kõige lemmikam osa sellest üldse, kui me nagu videosi välja anda. Siis nagu sa saad seal, mis seal on tavaliselt, ongi 1500 kuni 2000 inimest. Kõik lihtsalt mingi jutustavad, seal chativad, mingid kõik ajad iba ja siis vahepeal tuleb Meelis, kes viskab mingi kuradi 5 saiti ja... Aga viimane kord oli natuke naljakas see, et ma tulin chati ja siis mingi tüüp ütles mulle kohe, et ja Robin, munn oled, tõmba nahvuisid. No siis ma ei osanud kuidagi muud moodi reageerida, kui ma panin talle time out'i. Ja sul on need moderaatori õigused käes. Ikka. Aga ma ei saanud põhjusest aru, et oleks mingi hea põhjus olnud, siis ma oleks aru saanud, aga polnud nagu väga põhjust. Aga sa jäid hiljaks ka äkki sellepärast ütles, et? Ei, see polnud, sorry, see oli siis üle-eelmine kord. Eelmine kord ma jäin hiljaks 6 minutit, ma magasin. Ma helistasin nagu, kuule, video käib, mis teed? Ma magan. Ja siis ma tulin ikkagi kiiresti YouTube'i. Robinil selg valutab. Te olete tänagi veidikene napsu võtnud. Ma võtsin, mul selg valutab. Aplaus sulle, kes sa selle tegid nagu see on... Vaata veel. Te olete tänagi veidikene napsu võtnud. Ma võtsin, mul selg valutab. No geniaalne. No kas nüüd selg valutab või? Ei valuta, enam ei valuta. No ma räägin, ma saan siin ennast lasta asenditesse, mida ma varem ei ole praktiseerinud. Ei ole harrastanud, et isegi tõesti väga hea näita. Väga mõnus. Kas me vaatame siis siin, või tähendab, meie siis Redditis siin põhimõtteliselt on asjad otsakorral. Aga meil on ju veel. Kas me vaatame siis augustikuu Eesti Redditi selle saab Redditi ära või? Ikka. No vaatame siis. Sest muidu ju jällegi inimesed tulevad ja kirjutavad, et miks see video nii paganama lühike on. Me peame mingisuguse sellise kuldse keskmiku leidma, sest et vaata 15 minutit on nagu näha, siis on nagu teie jaoks on liiga vähe. Võib-olla 45 minutit on ka mingi inimese jaoks liiga palju. Eks nagu paran 30 mints on siuke okei. Noh, jah. Äkki, kas sa saad aru, et kui sa teed selle küsitluse, seal näiteks kas sa selle community's või kuskil seal, sa paned sinna vastuse variandid, siis sorry, aga sa tead, mis sealt vastuseks tuleb. See on kõige pikem asi, mis sa sinna paned, kõige suurem number paraku on see vastus. See tuleb, pole mõtet seda teha. Sest olgem ausad, ei viitsiks ka 10-minutilist videot, aga vaadata, et ei viitsiks või? No viitsiksid või? Kui sa nagu... Ma ei tea, ma olen tavaliselt ise küll pigem see olnud, et nagu 15-20 süke okei, et sul on nagu tempo on peal, saad nagu toimetada ja... Kuidas kellelegi? Nii palju kui mulle, ma olen aru saanud, siis sinu vaatajatele ikka meeldivad pikad videod. Okei, no ühesõnaga vaatame, mis siis see kuu on siin Eesti Reddit eestlastele, eestimeelsetele, mis siin toimunud on. 47,9, ma ei tea, palju... 47,6 oli vist. Oli jah? Minust oli. Okay. Ma ei ole nüüd kindel, aga minust oli 47,6. Okei, no vaatame, mis siin siis uut juurde tulnud on. Lasnamäel juhtub ikka.
kuidas? Vaat see ei ole isegi nagu, see on see, et viskad lihtsalt, aga see minu arust see, et nagu seisab seal ilusti, see nagu siuke, et see on täpselt kuidas on ju. Aga sa nägid seda pilti, vaata, kus see Bolt Drive auto oli kuskile sõitnud mingisuguse, see oli kuidas. Aga kas sellel oli mingisugune, vaata, kui Bolt, nagu sa lõpetad selle sõidu ära, vaata näitab sulle selle summa on ja siis seal oli selle 29 000 su oma vastutad seda. Thanks Telia, very cool. See on see vist, mis Tartus oli see jama on ju. Ja siis on muidugi siin, olen siin, et aidata. No ja ma ei tea, kas selle pildistamisega päris aitad, aga samas on see, et mis sa ikka teed siin nagu. Mis oli muidugi kurb sündmus, see samune see asi, mis siin vist oli Jaama tänavus, mis toimus. Aga no vähemalt Telia tüüp üritas aidata. Jah, võib-olla. Pov, oled Tartu Rebase Rimis paksul ja äkki hakkab Paidet tööle. Sa tahad mulle öelda, et see oli, kui siin need ujutused Tartus olid, on ju siin mingi paar nädalat tagasi, on ju, et see oli nagu poes ka. See oli vist olnud päris rets, aga ütle mulle nüüd, ma arvan, et siin on minuga täpselt samasugused kaasamõtlejad. Mis tähendab POV? Point of view. Mees. Selge. Ei saa kõiki asju, ei saa ka teada. Ma arvan, kes on ühel saidil käinud, ühel teatussaidil, ma arvan, et teavad väga hästi, mis tähendab POV. Lõpetage joomine, korter 48, lõpetage joomine. Mõtle, kui sul oleks korteri seina peale kirjutatakse selline asi, siis ilmselt peaks vist joomise lõpetama, mis see asi on ületanud kõik piirid. Naabril on täiesti kopp ees juba, aga ta lihtsalt sodib maja esisi siis täis, on ju. Et palun, lihtsalt anub teid, et lihtsalt lõpetage palun see joomine ükskord. No mida hullu, teeskleja juhend mängus Among Us. Päriselt ka. Seda oleks sinul vaja, no. Sa oled suht siit Among Usis. Sa teed nalja muga praegu, jah? Ma ei tea, kas see õnneks või kahjuks see mäng on nagu suht teed juba. Ei, on surnud, jah. Meie said enam seda ei mängi ja ma arvan, me ei mängi seda sellepärast, et lihtsalt me lõpuks kõik olime juba põhimõtteliselt nagu kaklesime. Ja see mäng ajas ikkagi väga tülli. Aga mis meile vist ka väga ei meeldinud, olid uued mapid, me neid väga üldse ei mänginud. Me mängisime ainult seda originaalmappi. Vist väga mitte. Me olime lihtsalt siuksed harrastajad, nautisime. Nautisime meie ööd möödusid sellega seda mängides, mingi kell 4 jõudsid koju, no. See ei ole okei. Jõuad koju ja sa mingi, mis tegid? Ma mängisin sõpradega Among Usi. Ja siis sa mõtled, et kui vana sa oled, noh. Ei no samas on see, et mõtle nagu netis tegelikult need tüübid mängisid Among Usi, on ju. Need on mingisugused tüübid, kes nagu striimisid need asju, teenisid miljoneid, ma arvan sellega. No, lihtsalt sellepärast nad mängisid Among Usi. Nagu vaata, see ongi nagu teine perspektiiv. Me olime kella 4 üleval, ühtegi senti ei teinud. me kaotasime senti. Ja järgmine päev oli lihtsalt mingi vikali maas ja nii läbi omadega, noh. Kui näed midagi eriskummalist, aga pole kindel, kus see juhtus. Lasnamägi, Reddit Eesti. Ilmselt ongi vaata, et kui see mingi veider asi kuskil on, siis Lasnamäel. Tegelikult ei ole, Lasnamägi on pull. Ei tea. On küll, mina vaidlen vastu. Kui Lasnamäes olevat avatud uus kaubanduskeskus. Seal on kõike. Ma pole nii sinna sügavustesse vist jõudnud, et ma kõike näeksin. Eesti politsei tegi GTA San Andreas paroodia. Elu ei ole videomäng. Liikle turvaliselt.
mis tegelikult toimib, ongi need siuksed lahedad ideed, vaata siuke teistsugune lähenemine, eriti ka näiteks ka politsei poolt või näiteks ka kiirabi poolt. Kui tehti neid purjus ujumise, neid sketše, Avandi ja Sepp tegid. See on naljakas ja see on nagu, see jääb inimestele meelde, vaata. Sa ei lähe täis peaga ujuma ja see tegelikult toimib, ma arvan. Veits liiga in-house produktsiooni maiguga, et sihtrühmale teismelised peale minna vast, aga mõte on õige. No jah, ma olen nõus. Oleks saanud paremini ilmselt. Kõiki asju saab alati paremini teha, aga jah, idee oli nagu päris pullna. Ja ma vihkan, vaata need, kui sa nagu, olles ise siis autojuht on ja siis kui nagu tõuksiga vennadad, kui sul on see ülekäigurada ja tõuksiga vennad, siis niimoodi ei vaata ka, Jesus fucking Christ, no. Nii mõnigi mees oleks kapotile lennanud peaaegu. Linn linnas, kui sa pead Lasnamäel punase foori tule all peatuma. Issinda. No jah, või nad tahavad sult midagi võtma tulla. Võtad kohe relvad välja. Eesti väikelinna suvepeo stardipakett. Ja mulle meelduvad need stardipaketid, et paraku me eelmine kord, kui me peole läksime, siis me ei leidnud seda, see Eesti, mis seal... Mingi välja minema starter pack. Jah, põhimõtteliselt mingi siuke selline. Me kahjuks leidnud, mingid osad olid, aga nagu sellist full on nagu package'id me nagu ei leidnud. Suvepidu, mis siis... Tree.ee alati korraldab, kus on mingid AG-d ja asjad kohal on ja kaklused, Tobanees, Marlboro, see kutt miski pärast Shannon siis on ja. Mis on siis normaalne lägapurks. Lägapurks on see jah. Kiired prillid, jälle siuke stokk nagu see siin on ja. Saku siis 12 pakka. 12 või 24 või ma ei tea, ühesõnaga siis jälle mingi selline ellad velled ja. Eks siuke korralik simman. Jah, simman jah. See on siuke andmine on seal ikka. Ikka. Bolt on otseselt ja kaudselt Eestiga seotud ja siis Bolt on kuskil avariis on ja Bolt Drives ja siis 29 000. Mõtle, kui siuke asi juhtub enda. Ja ma arvan siin lõpetuseks siis vaatame väike videoke, mis siis on tehtud GTA 4 Estonia Edition. Tahaks teada, mis siin tuleb. Wow, bro. Kõlvart läheb ta suuga võtma. Life of Boris. Life of Boris on ka eestlane, by the way, kui te tean. Äkki Boris oleks ka podcasti materjal? Oh jaa, Boris. Borjana. Ah, shit. Here we go again. Aga jah, Boris oleks päris hea. Ma ei tea, ma pole õrna aimu, aga kuidas me teda nagu temani jõuaks. Ta on ka ikka nii nagu maskeeritud vend küll olla saab, aga äkki me uurime mingisugused meetodid. Aga ühesõnaga, ma arvan täna siin kohal võime otsad kokku tõmmata. Nagu ikka siis meie Reddit on AZ and chill. Võite joinida. Me siis kunagi, ma ei tea muidugi, kui tihti seda saab teha, vaata, et ongi, et kui nagu Eestis on nagu vähem neid Redditi kasutajad, siis päris tihti vaata seda ei saa teha. Ilmselt ma arvan kuskil jällegi, ma ei tea, kas kuu lõpus või kuidagi peaks vaatama siis, et kunas me siis selle järgmise Redditi review teeme. Võib-olla lihtsalt siia saab vahepeal tuua mingisuguseid, kuna meil nüüd saateid jällegi omajagu on, siis äkki mõnda osa sealt näiteks kas või mingi osapetsi või midagi, mis iganes siia vahele tuua inimestele. Aga ühesõnaga, postitage sinna siis, mis meil veel öelda on? Liituge Andrei Redditi kanaliga. Ja, teeme 1000 ära, mis me muneme ikka enne. Ja kas midagi, ma arvan? Ma arvan küll. Siin kohal võime lõpetada, nagu ikka siis pühapäeval uus video, pole õrnaime ka, mis me teeme, aga küll meil seda valikut on. Lähme mõtlema. Aga olgu, ma loodan teile meeldis, näeme järgmises videos, tšau, paka. Tšau.